Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma teen väga kiire sissejuhatuse siia vlogi. Ma ei ole 2 kuud reaalselt üldse vlogid ja ma mõtlesin, et nüüd täna ma võtan kätte ja ma hakkan vlogima, sest muidu seda vlogi mitte kunagi ei tulegi. Mul hakkab kohe kõne siis Keidiga. Meil on temaga niisugune mõnekuune mentorlusprogramm, kus ma aitan tal siis enda ettevõtte kontosi käima tõmmata. Täna on meil teine kõne. Tänaseks kõneks ta siis pidi ette valmistama sisuplaani. Eelmises kõnes ma analüüsisin tema kontosi ja ta pidi need kontod tänaseks korda tegema. Ja ta on nii tubli olnud, ta on reaalselt kõik kontod ilusti ära teinud, nii nagu ma soovitasin tal korda teha. Nii et kohe-kohe hakkab kõne ja siis vaatame sisuplaani üle ja annan talle veel nõuandeid. Aga mis siin selles vlogis ootab? Ma ausalt öeldes ei tea, täna 12. detsember, ehk siis jõulud on juba 12 päeva pärast. Võib-olla tuleb sellest lühem vlog, võib-olla tuleb pikem vlog, kus tulevad ka jõulud sisse. Tegelikult pigem mitte. Pigem mitte. Ma teen jõuluvlogi eraldi ikkagi, jõulu ja aastavahetusvlogi. Aga see on selline jõulueelne vlog, kus ma teen ilmselt mingeid ettevalmistusi juba ka jõulude osas. Ehk siis, ja mul on vanaisa sünnipäev ka sellel pühapäeval. Nii et ilmselt ma kajastan lihtsalt selle nädala lõppu siis. Jah, tundub loogiline, nii veidra tagasi oli YouTube'is. Aga nii tore, reaalselt. Tere tulemast tagasi, kallikesed. Ja mul on teile nii palju, mida update ida ja nii palju, mida näidata tegelikult. Ja ma tunnen, et minu vlogimise tuju, tuhin on kõik tagasi tulnud. Ja ma ütlen teile kohe ette ära, et elu muutub siin lähi kuu ajaga väga palju, nii et te hakkate nägema siin kanalil ka tulevastes videotes täiesti, ma ei saa öelda veel, millest see jutt käib, aga täiesti teistsuguseid videoid, täiesti, elu lihtsalt muutub täielikult, ütleme nii, täielikult muutus. Aga ma veel ei ütle, mis see on, ma hoian pinget üleval, on ju. Võib-olla järgmises vlogis juba ütlen teile. Ma ei tea, võib-olla järgmises, vaatame. Igatahes mul on hea meel siin kanalil näha ja alustame selle vlogiga. Või siis, kui sul näiteks mingi karussell postitus, siis sa võid sellega tegelikult TikToki panna, sest TikTok ka pushib rohkem neid karusselle viimasel ajal. Üli hea ju! Nii, kuna Kaspar eile haigeks, tal oli nohu ja kurkvalus, siis mina olen ka siin täiega kartnud, et äkki ma jään ka haigeks. Ja täna märkisin küles niimoodi, et ma tundsin, et mul on kurkvalus, pluss ta aevastas mulle kogemata öösel otse näkku. Nii et ma tundsin, et mul on kõik mingid pisikundid täis ja ma hommikul kohe määrisin omal varbavahet siis tiigrisalviga kokku, panin villased sokid jalga, et ennetada ja nüüd ma tegin just 3. tee endale, et siis ingveri sidruni meetee saab häid aineid siit, et äkki siis ei jää haigeks, kuna ma räägin, mul on see pühapäev vanaisa sünna ja üldse nagu ei ole aega, et haige olla. Tõmban teid laadima korra. Tahaks nagu terve olla ja tahaks normaalselt siin vlogida, nii et tuleb ennetada. Pluss ma võtsin ka siis, see on siis see tiigrisalv. Keegi küsis mul ka Instas, et kust ma selle sain. Mu vanemad tõid selle Taist, siis kui nad käisid, vist oli Taist, jah. Ja siis, aga ma olen kindel, et Eestis müüakse ka mingit taolisi asju. Ja siis need on kõige paremad nohutabletid, Sinupret Forte ja ma hakkasin juba kohe neid võtma, ennetan seda nohu, sest mina elan nohu väga hullult üle. Ma olen sirulimaas, ma ei suuda midagi mõelda, ma ei suuda midagi teha, ma ei suuda rääkida, ma ei taha kedagi näha, ma ei taha midagi rääkida. Ühesõnaga, ei ole vaja haigeks jääda, kõik said vist juba aru. Nii et panin tee siin keema, kiidan siis seda, lõikasin siia umbes pöidla suuruse ingveri ja siis sidrunit, kiidan seda umbes 5-6 minutit ja siis lasen tal kaane all natukene auruda ja siis ma joon ta koos meega ära. Ja mulle ta maitseb, ma tean, et paljudele ingver ei meeldi, mulle meeldib ja mind see aitab, nii et ma soovitan proovida.
empezar a aspirar y fregar todas las cosas. Jätsin kaamera koju, aga nüüd on aeg trenni minna. Ma käin nüüd MyFitis juba teist kuudist. Ma olen täiega rahul, mul lihtsalt näitab see, et ma saan siin saunas käia. Nii et let's go, teeme kiire jalapäeva ära. Nii, vahepeal siin juba peaaegu öö kätte jõudnud, kell hakkab juba 11 õhtul saama. Ma käisin vahepeal oma sõbranna juures, hoidsin teile lapsi, aga ma tahtsin teile näidata. Ma tegelikult mõtlesin, et ma vlogi täna rohkem, aga tulin peegli ette ja ma vaatan, mida paganat. Kas see kaameras üldse on näha? Vaatame. Ma ei tea, kas seda on näha. Kui kare, kui ketendav mu nahk praegu on. See on ebareaalne. Kui punane. Kui ketendav. Okei, ja sellele ei aita väga palju kaasa just see, et ma 3 korda nädalas kasutan ka oma aknekreemi. Praegune aknekreem on siis see on mul retseptiga välja kirjutatud. Ma ei kasuta seda isegi iga päev ja ma niisutan enda nägu iga päev täiega. Ma niisutan seda siis esiteks selle kreemiga, see on väga-väga hea niisutav kreem, Skin Food. See on kõige niisutavam kreem, mis mul üldse kunagi olnud on. Ja teine on siis T-Difference'i päevakreem. Plus ma kasutan veel tegelikult ka Nurme Sheapähkliõli, mis iganes. See on ka ülihea, see on aidanud mulle topilise dermatiidiga siin näos siin huulte ümber. Aga vaata, ikka mul nägu nii kuiv. Plus ma tegin täna veel niisutatud maskiga. Ja ikka ta on, nagu ilmselgelt ma nüüd homme koorin oma näonahka, et seda nahka ära saada siit. Aga selles suhtes see on lihtsalt näide sellest, kuidas Eesti talv mulle mõjub. See ei ole ju normaalne. Okei, ühesõnaga, mina lähen magama ära. Aitab küll tänaseks. Homme tuleb tööd teha veel. Homme ma võib-olla lähen trenni, võib-olla lähen. Mul tegelikult jõutrennid on nüüd tehtud selleks nädalaks. Ja ma tegelikult tahaksin teha homme ka piparkoogi taigend. Ja hea uudis on see, et ma ei ole haigeks jäänud täna. Ma olen täiega joonud teed. Ma olen määrinud selle kreemiga. Ma olen võtnud neid tablette ilusti, nii et ma ei jää ka haigeks. Mul on viljassokid endiselt elas, kodus olles. Nii et ma ei jäägi ja tulebki lihtsalt õigel hetkel hakata ravima. Võt. Nii on kätte jõudnud nüüd reede ja nüüd ma joon pärnaõie teed. Mu ema kuivatatud pärnaõied on siin sees. Tõesti on väga vajalik seda teed juua, sest ma tunnen, et kui ma ei oleks eile juba hakanud kõvasti teed jooma, kõvasti määrima ennast, siis ma oleksin täna täiesti haige olnud. Ma ärkasin mitu korda üles. Ma tunnen, et mul hakkab kohe nohu tulema, aga ei juba ei lase seal pisikut ligi. Nii et ma joon lihtsalt nii palju, et see on mul praegu vist mingi 4 tass juba, nagu suur tass, reaalselt see on mingi poole liitrine. Ja hommikul märksin ajast, mul oli reaalselt kurk oli nagu siuke tunne, et muidu kui kurk on terve, siis on umbes nii palju ruumi, et neelata on ju, siis mul oli siuke tunne, et mul on nüüd nii palju ruumi, et neelata, siuke nagu kurk oleks kokku tõmbanud või nagu paista siuke kahtlane. Ühesõnaga, update on siis see, et ma ei ole veel haige ja ma ei jää ka haigeks. Mis tänane päev toob? Tegelikult on kell juba 12. Me hakkame varsti liikuma Saku pubisse. Teeme neil ühe video ja siis lähme Kristiine keskusesse, teeme seal ühe video. Ja siis on vaja teha kodus monteerida kõvasti igasuguseid videoid ja postitada. Ja siis tahaksin käia jalutamas, mul on vaja jalgapakk ära saata. Ja mul on mingi plaan veel. Ühesõnaga, tegelikult on päris palju tegemisi veel. Aga ma tahtsin näidata, enne kui me siin liikuma hakkame, et ma hakkasin lugema nüüd seda Märten raamatut, Toomas Legrand raamatut ja mulle täiega meeldib, see on hullult põnev. Ma olen praegu ära lugenud vist 55 lehekülge
ja tõesti lihtsalt ma ei suudagi seda käest panna. Ma lihtsalt loen. Enamus raamatud minu jaoks ei ole sellised nii põnevad. Viimati oli minu jaoks Britney Spearsi raamat nii põnev. Kes ei ole lugenud Britney Spearsi raamatut, ma väga soovitan. See oli väga põnev. Ma ei ole kunagi mingi Britney fänn olnud, aga seda lugeda, ma ei tea, mu siuke tunne, ma hakkan ta fänniks, see oli tõsiselt põnev. Lugesin raamatu, kust laenutasin, lugesin sellise Armastuse keemia. See autor on ka TikTokis kuulsaks saanud sellise raamatuga nagu Armastuse hüpotees. Et ma ei olnud ise temast midagi kuulnud, aga ma nägin seda raamatuga koos, siis ma mõtlesin, et ma loen. Ja täitsa okei oli, siuke 7-10, nagu ei olnud midagi nii erilist. Lõpp oli nagu kogu aeg teada, mis seal tulema hakkab. Samal ajal tegelikult vahelduse mõttes lugeda mingit siukest ilukirjanduslikku on ka tegelikult teistmoodi jällegi hariv ja kuidagi sõnavara rikastav ja selline ajule nagu teistmoodi. Võt. Aga nüüd liigume siis vaikselt filmime ja siis saab monteerida. Ma ei tea, kui palju ma näitan nendest asjadest, mis me nüüd tegema hakkame, aga võltsi ma ei ole ju harjunud enam vlogima, on ju. Update. Esiteks, aga ma hea meelega praegu siin kaameras ei ole, sest ma ei tunne isegi ennast näost ära. Ma praegu vaatan siit, et ma näen täiesti kohutav välja. Mul on nii tumedad silmaalused, täiesti paistes. Ei, ma ei jää haigeks, aga ma jäin haigeks. Eile õhtul hakkas siis järjest. Ma tundsin päeval, ma isegi veits nagu palavikku. Ja siis tundsin, et nüüd hakkab nohukoiska tulema ja õhtuks läks juba päris hulluks. Öösääl ma ärkasin, ma ei tea kui palju üles, võib-olla 20 korda, võib-olla isegi rohkem, nagu põhimõtteliselt ei maganudki väga, mingi sügavas unes. Ja nohuga magamine, see on kõige rõedam asi maailmas, reaalselt lihtsalt mingi suu lahti hingad, oled pikali ja siis nina läheb veel kinni ka sellest, et sa pikali oled. Kui juba see on, Aga nüüd ma siin ravin ennast, issand, nukkama välja on täiesti kohutav. Appikene, miks mul nii tumedad silmaalused? Ma ei suuda vaadatagi ennast praegu. Ühesõnaga. Nüüd ma ravin ennast nii, nagu ma oskan. Kõik asjad teen ära, mida ma vähegi tean, et aitavad. Ingveri sidrunimeetee, siis taimetee, mida ma tegin ju eile ka. Mida ma eile ei teinud, olid need soolakotid. Põhimõtteliselt see on ka ülihea ravimeetod, et sa lihtsalt kuumutad soola pannil, paned selle salfade sisse ja siis hoiad siin põskkoopu peal. See aitab väga hästi. Jalavanni sinepipulbriga tegin ja siis ravivedelikuga auru hommikul tegin ka. Ja määrisin nüüd ennast igat pidi jälle ja hoian ennast soojas ja ega siin muud ei olegi teha. Homseks on vaja terveks saada. Sest et vana asjal on sünnipäev, aga ma tunnen, et ma saan ka terveks. Ma arvan, mul on juba õhtuks on päris hea olla. Kõige hullem on see hommikul ärkamine, see on mingi siukene vastik on olla nagu paks on olla, teate, nina on purus, ma nagu isegi näen füüsiliselt, mu nina on paks lihtsalt jube. Aga nagu ma rääkisin eile, et nii palju tööd on vaja teha, on ju. Ja eile ma lihtsalt ei jaksanud mitte midagi teha. Lihtsalt kuidagi, ma ei tea, täna on natuke rohkem jõudu, kuigi olek on nagu justkui kehvem, aga jõudu on rohkem. Nii et täna siis tuleb need asjad ära teha, mis siin muud üle jääb. Tegelikult me tahtsime minna täna ka jõuluturule, aga no ma ei tea, kui mul ikka siuke olla on, siis pigem ma hoiaks ennast toas praegu. Okei, aga siis ma ei tea, kui palju ma seda vlogin, et ma haige olen siin. Mis teil ikka sellest vaadata on, et võib-olla ilmselt näeme õhtul siis, kui ma hakkan lihapirukaid küpsetama. Ja siis ma ei näe, kuidas see sorgan sügeleb. Aitäh, kallis.
no nii on pühapäev siis. Täna me lähme minu vanaisast sünnipäevale kohe. Kell on 9:42. Ja eile ma tõepoolest, nagu ma arvasin, siis ma ei vloginudki enam väga midagi. Kuigi mul oli ootamatult produktiivne päev. Nagu esiteks see, et ma jäin haigeks on ja nagu te nägite hommikul, mul oli nagu siuke päris nagu kehvakene olla. Ma nägin päris hull välja. Aga ma täiega ravisin ennast, ma tegin kõiki neid asju, millest ma rääkisin ja mul hakkas nii palju parem reaalselt iga korraga, kui ma ravisin ja mul ei ole nii kergelt külmetustel olnud, nagu seekord oli, et tavaliselt ikkagi põhimõtteliselt eilne päev oleks minu jaoks on selline, et ma olen lihtsalt voodis pikali ja ma ei suuda mitte midagi teha, vaid hägelikult rääkida. Aga see läks väga lebolt, ootamatult produktiivne päev oli. Ma sorteerisin siin kappe kõvasti, päris mitu tundi isegi. Siis ma keetsin kanasuppi puljangit 3 tundi. Samal ajal koristasin kõik toad ära. Siis tegin kanasuppi valmis. Sai veel tööd tehtud, nagu nii palju asju said tehtud. Samal ajal ma kogu aeg ravisin ennast. Ja ma arvan, miks mul seekord nii nagu hästi läks, oligi lihtsalt see, et ma hakkasin nii õigel ajal ennast ravima. Ja ma teadsin, et ma pean tänaseks selles suhtes terveks saama, et ma ei taha nagu vanaisa sünnipäevast ilma jääda. Nii et nüüd ma tunnen, et mul on ainult mingi siuksed kübekesed tulevad siit ninast välja, et põhimõtteliselt nagu terve justkui. Kuigi hääl võib-olla on veits kahtlane veel. Aga muu on siukene all good. Nii et ma väga uhke endale, et päev ei läinud raisku, sest kõige hullem ongi haige olemise juures see, et sa ei suuda lihtsalt mitte midagi teha ja siis jäävad nii paljud asjad nagu üks päev läheb põhimõtteliselt kaduma vaata. Et pluss mul oli see, et ma nii väga tahtsin see nädalavahetus kindlasti ära koristada, kuna lihtsalt tuba oli nii sassis juba, see oli täiesti kohutav. Nii et nüüd on mõnus, kõik on puhas ja reaalselt ma ei tea, mis värk on, aga iga kord, kui ma haigeks jään, siis ma teen kanasuppi. Ja siis ma eile õhtul mõtlesin, et okei, ma guugeldan, et nagu miks see kanapuljang nii hea on, vaata. Et miks seda nagu kõik inimesed teevad alati, kui nad haigeks jäävad. Ja siis selgus, et nagu ma teadsin, et see kanakondipuljang on ülikasulik, aga ma ei teadnud, et see on nii kasulik. Reaalselt põhimõtteliselt see sisaldab mingi magneesiumi, igasugused muid kaltsiumi, igast asju on ju. See tugevdab su immuunsust, see aitabki külmetushaigusega paremini võidelda. 100 asja veel, miks see on just hea siis, kui sa oled haige või üleüldse, et nagu tervist hoida. Nii et ja tavaliselt ma olen keetnud seda puljangit siukene tund aega, aga seekord ma keetsin 3 tundi ja tõesti jäigi oluliselt parem supp. Et siukene oluliselt maitsekam ja pluss ma lugesin, et tegelikult kana sellest kondist tulevadki need head ained niimoodi ka rohkem välja, et peabki kauem keetma selles suhtes, et sellest tunnist ajast ei piisa. Vot, ja siis ma eile lihtsalt läksingi suht vara magama ja panin, mis aitas mind, ma hakkasin magama ja tavaliselt, kui sa oled haige, siis kõige hullem magama jäädes ongi see, et sa tunned, et sul hakkab see taik nagu voolama siia kuskile kinni jääma ja siis nina läheb hullult kinni, esärkad hommikul üles, pea on paks, oli rõve on olla. Hingad kogu aeg suu kaudu, aga mul eile õhtul tuli meelde, et väiksena, kui ma olin haige, siis mul ema tegi vahepeal siukest küüslaugu ketti, et lihtsalt nagu kooris küüslaugu ära ja siis pani sealt niidi ja näelaga siis küüslaukudest läbi ja ma kandsin seda kas siis päeval endal kaelas või siis öösel oli see mul voodi kõrval, et see aitab nagu nina lahti hoida. Ja siis ma tõusingi lihtsalt püsti voodist. Läksin, tegin, mul tuli see meelde, läksin ja tegin endale selle sama küüslaugu kee, sest ma teadsin, ma olin just küüslauku ostnud, nii et ma tegin kõik oma küüslaugud ära selleks keeks ja see aitas nii hästi reaalselt, kui te olete haiged või teie lapsed on haiged, mis iganes, palun proovige seda. See on, ma ütlen, vanarahva tarkus on ikka kõige parem, see toimib kõige paremini ravides. Tõesti märkasin üles, mul oli nina lahti, ma tegelikult järgsin paar korda öösel ka üles, aga oligi see, et mul ei olnud nagu nina kinni, et lihtsalt ei vaja nuusata. Ja ma ei tea,
lihtsalt väga soovitan seda kasutada. Ma ei tea, miks mul see varem ei olnud meelde tulnud. Et mul alles nüüd see tuli meelde, aga parem hilja kui mitte kunagi, eks ju. Siis eelõhtul ma tegin valmis tänaseks juba ettevalmistused kõik, et tahtsingi teha kaasa siis lihapirukaid ja piparkooke. Nii siis ma tegin lihapiruka selle sisu valmis, ehk siis ma segasin kokku muna, keedumuna ja riisi ja siis hakkliha. Ja hommikul lihtsalt panin lihtsalt sinna pärmitaigna peale ja siis panin muna ka veel, et see nagu läheks pealt pruuniks pirukas ja need tulid nii head pirukad. Pluss ma tegin siis eile ise ka piparkoogid taigna ja siis tegin piparkoogid ka veel. Nii et kes ei ole ise kunagi piparkoogid taignet teinud, siis palun tehke, see on nii lihtne. Need piparkoogid taignad, mis poes müüakse, minu arust ülikahtlased. Need sisaldavad nii palju e-aineid ja igast jamakat. Nii et sa saad nagu reaalselt kauemaks piparkoogid taigna tegemine aega võitis võib-olla 10 minutit. Nagu sa ei jõua isegi poes ära käia selle ajaga ja enamus asjad on sul ilmselt kodus olemas ka. Kunagi ma tegin siia YouTube'i sellest videoga, kuidas ma piparkooke tegin, siis kui ma 2 aastat tagasi vlogmassi tegin. Nii et te võite selle üles otsida, võib-olla ma panen selle lingiga kuskile siia alla. Et tõesti, see on nii easy. Kas ma tõesti näin jälle nagu inimene välja, mitte nagu mingi tont, nagu eile. Wow! Päris hea ennast niimoodi vaadata. Aga also, mis õues toimub, reaalselt siit kaamerast isegi tundus, sest see kaamera teeb veits heledamaks valgust, kui muidu on. Nii pime on. Reaalselt märkasin täna varakult, siis kui niikuinii on pime, päike ei ole veel tõusnud, aga ma vaatasin kell 9 õue ja ikka oli pime. Ja reaalselt praegu kell on 10 kohe ja lihtsalt ongi hämar ja see on kõige valgem, mis meil on. What? Nagu ma tean, et see on see külm ja pime aeg, aga nagu kellele see meeldib? Kellele see külm ja pime aeg meeldib, aga mulle ausalt. Okei, see on veits cozy ja see on nagu veits mõnus jõulude ajal. Jõulude ajal nagu, jaa, okei. Aga mul ajal nii tüütu, mulle ei meeldi. Ei meeldi. Aga ma nüüd ilmselt seda kaamerat kaasa ei võtta sinna sünnale, vaid ma filmin telefoniga mõned klipid sealt toidulauast ilmselt, sest et ma austan teiste privaatsust siin kanalil, et võib-olla nad ei taha oma nägu näidata siin. Postide peal ma ei ole. Sul on vajal parkiskond ka. Käisime vahepeal sünnipäeval ära ja tegin jälle kanasuppi. Seekord panin siia sisse jälle kõik kana, siis porgandit, lisasin ka riisinuudleid, sibulat, tilli, kartulit ja chillit ja pipart ja kurkumit. Ja jällegi tuli väga hea supp. Sellerit panin ka. Ja nüüd on ingveri teedel, sest väike pisik on veel natukene sees, nii et on vaja see viimane pisik enda seest välja saada. Ja nüüd me hakkame minema jõuluturule. Me ei olegi veel see aasta jõudnud sinna, aga praegu tundus siuke õige hetk, et ära käia. Kõht täis soojast supist. Nii ja nii soovitan teil teha kanasuppi kodus. Päriselt ka, eriti kui te haiged olete. See aitab täiega. Mul hakkas eile peale kanasuppi söömist nii palju parem mulle. Polegi üldse nii külm siin. Põhimõtteliselt filmisin juba lõppu ära sellele videole ja siis mul tuli meelde, et ma ei ole kõige olulisemad life update'id teinud. Ma ei ole lihtsalt nii ammu vloginud, et mul ei täiesti meelest läinud, et ma ei ole ju üldse siin YouTube'i kanalil öelnud, et mul tuli kuu aega tagasi, nüüd juba natuke rohkem, välja oma enda sotsiaalmeedia koolitus, millega ma tegelesin mega pikalt vahepeal ja see on üks põhjuseid, miks ma olin siit YouTube'ist ka eemal. Ja põhimõtteliselt ma panin kokku lihtsalt sellise koolituse, kus inimesed saavad ükskõik millal selle läbida. Mul on kõik nagu ette liinistatud juba, mitu tundi materjali
ja ongi koolitus pigem algajatele, sisuloojatele või siis väikeettevõtjatele. Nii et jah, kui sa oled sellest koolitusest huvitatud, siis ma panen selle lingi siia video alla kirjeldusse. Juba nii palju tagasisidet, kui ma olen saanud, siis see on mega palju inimesi aidanud ja see on neile kasulik olnud ning nad on oma kontos hakanud ilusti kasvatama. Nii et kui ka sina tunned, et see on midagi, mis sind kõnetaks, siis kindlasti ära maga seda võimalust maha ja liitu mu kursusega. Aga ma tõmban siinkohal otsad kokku sellel videol ja mina tänan, et sa jõudsid siia video lõppu. Täiega tore YouTube'is tagasi olla. Järgmine video ilmselt on seotud kuidagi jõuludega, sest minu jaoks nüüd vähem kui nädala pärast on jõulud ja varsti tuleb hakata jõulukinke vaatama ja siis jõulupäeva ka kindlasti jäädvustan. Üldsegi päris palju ägedaid asju on toimumas sellel nädalal, me lähme peole, jõulupeole siis veel paar käimist, et põnevad ajad on ja järjest põnevamaks läheb uus aasta. Ma olen mega excited selle üle, sest esiteks uuel aastal 2025 aasta on maoaasta. Ma olen maoaastal sündinud 2025 kokku, kui sa liidad 2 + 2 + 5, siis tuleb 9 numbriks ja mina olen elude numbriga 9. Nii et see tuleb täiega minu aasta ja juba on väga suured muutused selleks aastaks meil plaanis. Nii et ma olen väga excited, nagu väga excited. Nii et kindlasti, kui sa ei taha magada maha neid põnevaid aegu, siis viska mu kanalile subscribe, võid mind followda Instas ja TikTokis, igal pool on minu kasutaja nimi Keter Teele ja viska like selle videole ning näeme juba järgmises videos. Ma soovin teile ilusat jõuluaega ja kohtume peagi. Tšau!